kõnetused. See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste. Kui kõne kõnetab. Kõnetused. Tere tulemast kuulama ja vaatama saadet Kõnetused, mis issand aastal 2026 on teie ees esmakordselt saade, milles mina, Anti Toplaan, intervjueerin peapiiskop Urmas Viilmaad ja täna saame olla ühises stuudios Tallinnas. Tere tulemast saatesse! Ja, tere ka minu poolt siis raadiokuulajale ja õnnistatud issand aastat, mis on nüüd mõned ajad tagasi juba alanud. Aastavahetus on tõesti jäänud selja taha, ka jõulupühad, me kohtusime kuu aega tagasi jõulukuu alguses, siis me vaatasime teatud sündmustele ette, täna vaatame neile tagasi, kuhu me täna oma juttudega jõuame, selgub saate lõpuks. Aga et jõuda siia stuudiosse, olin veidi murelik, nii nagu üldse Tallinnasse, mida on õnnistatud nüüd selle aasta teisel nädalal rohke lumega, et kas ma ikka siia hoovi ära mahun, aga saate toimetaja oli kõik teed lahti lükanud ja jäi ka ruumi isegi üle. Aga oma möödunud jõulupühade läkituses ütled, Urmas, et me oleme iga päev ümbritsetud arvutul hulgal sõnadest. Keegi ei tea ka täpselt, kui palju on eesti keeles sõnu, sest meie keel võimaldab neid piiramatult juurde luua. Sõnarohkus tähendab seda, et palju kõneldakse ja kirjutatakse, vähem jääb aga aega kuulamiseks, veel vähem kuulda võtmiseks. Meie saadet sissejuhatavas lauses ütleb Indrek Treufeld, see on ajakirjanduse üks võtmesõnu. Kas tekst kõnetab? Sest lihtsalt on väga palju tekste. Kuidas siis panna ennast kuulama, kui meie ümber on nii palju müra, oleme meeg akna sulgenud, et meid kuuldakse? Eks see on, ma arvan, praegu meie kaasaja võtmeküsimus ju. Osa meist on aktiivsed sotsiaalmeedias ja need, kes on mõelnud välja neid erinevaid sotsiaalmeedia platvorme, on ju ka välja mõelnud erinevaid vidinaid, kuidas mõõta seda, kas see, mida keegi kuhugi jagab kellegagi, on see siis Facebook või Instagram või mõni muu selline koht, noored on kuskil TikTokis, kuhu mina ei ole veel jala ega silmaga kunagi sattunud, ehk siis seal märgitakse neid meeldivuse märke või on seal mingisugused muud sellised märgid, sümbolid, mida kasutatakse selleks, et sa üleüldse saad mõõta, kui kaugele sinu postitus on jõudnud ja kas ta ka kostnud on. Ehk siis nüüd küsimus on, kohtusin just umbes nädalapäevad tagasi ühe inimesega, kes on seotud pisut avalike suhete ja reklaamimaailmaga. Ja tema ütleb, et kirik ei ole näha ja kirik ei ole kuulda. Aga eks kui me siis arutasime, et kas kirik peab olema igal pool näha ja igal pool kuulda või on kiriku sõnum oluline, et oleks kuulda konkreetses kontekstis ja konkreetsele sihtgrupile, siis me tegelikult jõudsime, ma arvan, päris ühele seisukohale lõpuks, et ka võisin tõdeda, et sel ajal, kui kinos parasjagu seanssi ei ole, ongi kinosaal tühi või kui teatris parasjagu etendust ei mängita, siis on ka teater tühi ja eks kirikuga on samamoodi. Kui me räägime vahel üldistavalt tühjadest kirikutest ja meie silme ees on maakirikud, siis võiks küsida, aga et kas ka selle kiriku ümber olev küla on juba tühi, et miks peaks inimesed, kes on asunud elama kuhugi mujale linnadesse, hakkama käima maal kirikus, sest me üldiselt ei räägi ju linnakirikutes jumalateenistuste ajal päris tühjadest kirikutest ja nüüd on jälle küsimus sõnumis, et kui me sõnumit edastame
seal, kus on vähe inimesi, siis ka vähe inimesi kuuleb, kui me edastame seda seal, kus on palju inimesi, aga on suur müra, võib-olla siis kuuleb veel vähem inimesi kui seal, kus inimesed on tulnud ekstra kuulama meid, ehk siis kas sotsiaalmeedias oma sõnumi edastamine või siinsamas raadioeetriski sõnumi edastamine eeldatavasti väga suurele kuulajaskonnale, kes teoreetiliselt võiks raadio praegu sees hoida ja meid kuulata, kas ka tegelikult see seltskond kõik seda teeb, aga me teame, et meie sõnum ja meie saade jõuab kindlasti nende kuulajateni, kes tahavad täna meid kuulata, kes on kõnetuste saate ajaks raadio lahti teinud ja nende jaoks on meie sõnumi kohale jõudmine tõenäoliselt palju olulisem kui lihtsalt paljude Eesti jaoks, kelle jaoks ka tänane raadiosaade võib olla müra. No see oli nüüd selline poolfilosoofiline mõtisklus sinu sissejuhatusel. Tänase saate kontekstis ka paneksin proovile, ei ole sind ette valmistanud, aga avasin sõna veebi Eesti Keele Instituudi poolt ja mida võiks tähendada intervallkõnd? See on üks uudissõna. Tead, ma isegi mäletan ühte mingist artiklit sellel teemal, aga tõsi on see, et ma ei avanud seda artiklit ja ei lugenud lõpuni, aga äkki see on midagi, mis tähendab seda, et ma vahepeal kõnnin ja vahepeal jooksen või vahepeal seisan, ehk siis, aga ma võin ka täiesti mööda praegu panna. See on üsna lihtne ja sa oledki märki tabanud, see on sulle väga tuttav, see on kõnd, milles vahelduvad rahulikum ja kiirem tempo. Katsume siis saade tempot üleval hoida ja täpselt siis osundada sõnu, et nad jõuaks ka kuulajate veel parem nende mõtte ja südameni. Möödunud aastavahetuse eel ja järel oli huvi sinu sõna ehk sinu arvamuse ja mõtete vastu sedavõrd suur, et minu arvates võisid sa püstitada omamoodi intervjuude rekordi, mis võib-olla sama suur oli siis, kui sind ametisse valiti. Kas see võis olla tingitud sellest, et miski siin maailmas ei pruugi olla igavene ja seda ka peapiiskopi tervis, või on lihtsalt olukorrad meie ümber sedavõrd keerulised, et ajakirjanikud loodavad, et ehkki on kirikujuhil, kes seisab nende arvates Jumalale lähemal, midagi lohutavat ja kinnitavat öelda? No ma ei oska öelda, see minu tervis on siin muidugi olnud ju lõppenud aastal ka tähelepanu all, kuigi ma ise oma tervise üle liiga palju kurtnud ei ole. Tõsi, käisin sabatil selleks, et vaimne tervis oleks püsivalt korras, aga tõsi on ju see ka, et sügisel oli see kurikuulus ratsutamiskatse, mis loomulikult tähelepanu pälvis ja mille tulemusel ma oma ju kondid murdsin, et võib-olla tõepoolest siis ajakirjanikud said aru, et ka peapiiskop võib olla ajalik ja äkki ühel momendil ei ole võimalik enam intervjuusid teha, kui ta nii riskantseid hobisid hakkab harrastama, nagu on ratsutamine ja võib-olla sel põhjusel oli neid intervjuusid tõepoolest rohkem, kuigi ega ma ei ole ka statistiliselt neid mõõtnud. Aga tõsi on see, et kirik mul endal, kui ma jälgisin meie peavoolumeediat, siis mul on tunne, et jõulude ajal ja ka vahetult järel oli kirikut rohkem pildis ja mitte ainult läbi minu isiku, oli meie teisi siis ametivendi ja õdesid ka, keda kajastati ja ka teistest kirikutest, aga ma arvan, et see natukene peegeldab seda konteksti, kuhu me oleme jõudnud, ehk siis ma arvan, et inimeste mitte ainult huvi, vaid vajadus teatud rahulikuma, kindlama, püsivama sõnumi järele on suurem. See kaasneb ka selle väsimusega, mis tuleb, on see siis sõda või kogu aeg need jutud kriisidest ja erinevad ebastabiilsed poliitilised
manöövrid maailma poliitikas, mida me näeme ka nüüd alanud aasta alguses. Iga päev tuleb uusi uudiseid, mille puhul sa mõtled, et kas need on libauudised või see tõesti on nii. Ja selle valguses või selle kontekstis kiriku poolt antav sõnum ka pühapäeval jumalateenistustel tundub rahustav ja ongi seda. Kindlam, stabiilsem ja ma arvan, et see võiks inimestele tõepoolest siis sellise turvapaigana tunduda. Jõuluteele järel oli võib-olla ennetavalt alanud aastale mõeldes iga vabariigi presidendi samm suurema tähelepanu all ja mõni soovitas presidendil mitte kirikusse minna, teised kiitsid seda heaks. Kuidas iganes president käis jõuluajal Jõelähtme kirikus, kus sina temaga kohtusid, ikka peapiiskop ja president satuvad jõululaupäeval ühte kohta, selle korral siis Jõelähtme kirikusse, kelle heaks ka koguti annetusi. Küllap ka see on selline stabiilne ja rahustav sõnum, et president käib kirikus ja on oma rahva keskel. Jaa, siin juures tunnustan väga president Karist ja tema abikaasat, et presidendi kirikusse tulemine jõululaupäeval tundub olevat hästi loomulik. Ehk siis seal ei ole mingit pingutatust, seal ei ole mingit poosi, see on väga loomulik ja sellises loomulikus kontekstis jõule vastu võtta ka kirikus või telejumalateenistusega, me ei peakski sellest justkui nagu eraldi rääkima, sest see juba hakkab tunduma nii loomulik, samas mõeldes ette sellel aastal eesseisvatele presidendivalimistele, ikka tekib kohe küsimus, et kuidas järgmine president, kui jätkab praegune, siis me võiksime eeldada, et ta ka kirikus käimist jätkab, vähemalt jõululaupäeval, aga kui peaks olema keegi uus president, et jälle me nagu hakkame tegelema selle küsimusega, et kas kirik on ja jõulukirik on midagi loomulikku meie kultuuris või ei ole. Kusjuures huvitav on ju see, ma ei tea, kuidas sinu enda kogemus on, aga ma olen saanud sel aastal erinevatelt ametikaaslastelt tagasisidet, et jõulude ajal ja jõululaupäeval ka oli kirikus rohkem inimesi kui näiteks eelmisel aastal. Et ma ei oska öelda, kas see on valdav või üleüldine tendents, aga seda, et kirikud oleksid jõuluperioodil tühjad olnud või kui me võtame terve advendi aja või kuni siis 3 kuningapäevani välja, siis ei saa kurta, et kirikud oleks jäänud nagu nukralt üksi avatud ustega ja tühjalt vastu kõlama. Et rahvas käis kirikus ja seda ei võetudki kuidagi väga niimoodi eraldi teemaks, see tundus olevat loomulik. No saan jagada oma kogemust Lääne-Eestist, Eesti suurimalt saarelt Saaremaalt ja võib-olla 2 näidet, see ei ole mingi sotsiaalne küsitlus, aga jõululaupäev ja jõuluaeg üldiselt sattus kokku just esimese gripilainega, väga paljud pered, ennekõike lapsed, koolilapsed olid haigestunud ja see tähendas, et maakoguduses võis olla natuke vähem inimesi, aga samas linnakoguduses oli jälle palju rohkem inimesi, mis tõesti pani võib-olla kulme kergitama, oli see, et kui Eesti Televisioon jõulujumalateenistuse ülekannet väga kaugel pealinnast ei taha teha, et kõige kaugem punkt on võib-olla presidendi kodukirik, siis kontserdikorraldajad, kui paaril aastal ei julgenud Tallinnast ja Tartust väga palju ja Graniitvillast kaugemale minna, siis nüüd oli väga palju suuri kontserte ja kõigile neile jätkus publikut. Kõige vähem vist ühe konkreetse kiriku näol oli 130 inimest, aga üle 400 inimese, üle 300 inimese iga päev kontserditel näitab seda, et
kas nüüd kontserdite pärast, aga igal juhul kirikud on taas üles leitud ja inimesed soovivad mingit stabiilsust nende pühade ajal. No me ise ka loeme pigem neid ju, kes käivad jumalateenistusel ja meile on see hästi oluline, aga mul on tunne, et kogu see kontekst on pisut muutunud. Võib-olla me oleme jõudmas lähedale sellisele, kuidas ma ütlen, õigeusu traditsioonile, et loomulikult ma arvan, et iga õigeusu preester on rõõmus, kui tema kogudus osaleb liturgial niimoodi algusest kuni lõpuni, aga samal ajal me ju teame, et õigeusu traditsioonis ei ole sugugi erandlik see, et inimesed tulevad liturgia ajal mingil hetkel, nad viibivad seal mõne aja, nad süütavad oma küünlad, loevad oma palvet, käivad ka võib-olla pihil, kus on mitu preestrit võimalik suuremates kohtades samaaegselt ja nad lähevad ja see liturgia jätkub, et see on nagu kogu aeg kestev liturgia ja ükskõik millal sa sisened, siis sa oled justkui ikkagi sellest osa saanud ja mul on tunne, et meie Eesti nüüd selline protestantlik või luterlik inimene on hakanud umbes samamoodi mõtlema, et kui meie loodame, et inimene tuleb jõuludel tingimata jõulujumalateenistusele, siis inimene ise pidas kirikus käimiseks ka seda, kui ta käis jõulude ajal kontserdil. Ehk siis tema näitas oma teatud sellise kultuurikristlase või kultuuriluterlase või siis sellise kiriku sõbralikkuse ära ja täitis oma kirikus käimise teatud südametunnistuse kohustuse ära ka sellega, et ta käis näiteks jõuludel kontserdil. Ja teine asi, eks seda on ka varem, küllap me oleme siingi saadetes rääkinud, et esimene advent on ikkagi muutumas üldrahvalikuks suureks pühaks ja juba saavutamas enam-vähem samasugust taset nagu vähemalt kindlasti jõulu esimene püha, kui mitte praegu veel jõululaupäev. Meie eelmises jõulukuu saates sai välja hõigatud, et ilmumas on sinu järgmine raamat Ristkolbal, kuidas saada pühaks, mida on isegi võib-olla žanriliselt raske määratleda. Kui raamat vahetult enne jõule siis kohale saabus, siis teiste hulgas võttis seda pühade ajal kätte lugeda ka Marko Pomerants, Virumaa muuseumite juht ja Riigikogu liige, minister, kelle sõnul võis see olla Jeesuse geograafia ülevaade või reisijuht, pühaks saamise õpik, enesearengu teejuht, ajajuhtimise, kuulamise ja kristluse käsiraamat fotoalbum, milles on ka näpuotsaga anatoomiat. Ja tänaseks oled saanud oma palverännakule nii teksti kui fotodena raamatuna väljaandmise järel kindlasti rohkem tagasisidet. Filmide kohta on tavaks öelda, et kui need valmis saavad, siis nad alustavad autoritest sõltumatult elu, nagu täiskasvanud lapsed, kes kodust välja lähevad. Kas nii on läinud ka sinu viimase raamatuga? No ma peaks olema muidugi väga tänulik, sellepärast, et raamatu tiraaži, ütleme, Toomkirikus on vist mõned eksemplarid alles ja konsistooriumis enam ei ole ühtegi raamatut võimalik osta. Aruanded Rahvaraamatus Apollos näitavad, et sealt on võimalik veel saada, tõsi, mitte enam kõikidest Eestimaa nende kettide kauplustest, ehk seal neid on, ehk siis tiraaž suhteliselt kiiresti on jõudnud lõpukorrale, õnneks jaanuari lõpus on tulemas uus trükk. Aga mille üle eriti rahul võib olla, on see, et Marko Pomerants on ainus, kes on arvustanud seda raamatut ja seegi oli väga positiivne arvustus. Ülejäänud osas on olnud selline vaikus, mis tähendab Eesti kontekstis ju seda, et midagi halba ei ole öelda, ehk siis järelikult on kõik nagu hästi olnud. Kui oleks olnud midagi väga halba öelda, küllap oleks siis siiamaani juba öeldud. Aga võib ka juhtuda muidugi, et need, kes võiks olla selle raamatu sihtgrupp, tegelikult sa lugesid ette Marko Pomerantsi arvustusest selle päris toreda koha, kus ta üritas seda raamatut tõepoolest liigitada siia, sinna ja igale poole mujale.
siis eks see raamat teadlikult niimoodi oligi ka kirjutatud. Põhimõtteliselt oleks võimalik seda raamatut natukene lahata või opereerida niimoodi, et eraldada sealt puhas selline tahe teoloogiline tekst ja anda see välja täiesti ilma piltideta ja sinna kõrvale anda välja pildiraamatuna kõik see üle 200 värvipildi koos allkirjadega. Samas on ta ka palveraamat, sest sealt jookseb läbivalt Jeesus palve. Selle raamatuga on võimalik käia nagu palveteel, seda on võimalik lugeda ka mitu korda, mitu kihistust. Ehk siis see oligi teadlikult nii kirjutatud, sest selliseid minu palverännak stiilis raamatuid on meil antud välja päris palju juba, et kes on käinud Santiago teel, siis ta kirjutab. No mina panin sinna kompaktselt või märksõnadena sisse lausa, võiks öelda peaaegu, et 10 kohta, kuhu minna palverännu teed, aga mitte see palveränd ise ei olnud ja need kohad mitte kõige olulisemad, kuigi ma nendes kohtades seal peatun ja on seal ka pildid ja mõtisklused, tegelikult ikkagi see eneseabiraamat, kuidas pühaks saada, ma arvan, et sellele küsimusele ma ikkagi valdavalt püüan seal vastata, sest üks avastus, mille ma oma sabati ajal tegin, on tegelikult see, et ükskõik, kas ma mõtlesin sellele, kuidas Luteri kirikus käsitletakse Jumala armust õndsaks saamist või kuidas siis vabakoguduslikus protestantlikus maailmas käsitletakse seda pääsmise või pääsemise vajadust või kuidas õigeusu traditsioonis ja õpetuses on see pühaks saamine või Jumalaga ka üheks saamine lausa väga oluline või kuidas ka katoliku traditsioonis ei ole mitte ainult pühakud, nagu me siin sügisel saime osa peapiiskop Eduard Profitlichi pühakust kuulutamisest, vaid ka seal on võimalik pühaks või pühaku elu elada iga elualal täpselt nii, nagu Luter ütleb, et lõpuks nagu töö teeb pühaks või on see Tammsaare, kes enam-vähem sellele ei jõuab. Ehk siis ma nägin, et tegelikult me kirikutena kõnnime kõik väga selgel ja sarnasel pühaduse teel. Võib-olla meie keel on natukene erinev, võib-olla meie traditsioonid on natukene erinevad, aga ei olnud vahet, kas ma käisin kopti kloostris või Fatima või Tese pühades paikades või lõpuks Wittenbergis. Tegelikult see pühadus on meiega kaasas või meie ise Jumal meis, meie Jumalas. Ja see on tegelikult see, mille üle ma seal mõtisklen. Iseküsimus on tõesti, kas on neid, kes seda ka lugeda tahavad, et üks asi on, et sa ostad selle raamatu. Kui ma selle president Karisele kinkisin seal samal jõululaupäeval, siis ta tõdes ka, et jah, et raamatuid ilmub väga palju, aga et kas neid kõiki ka loetakse. Ja eks see küsimus ju vaevleb ka või vaevab, et kas ikka inimesed ka loevad. Nii et tagasisidet ma liiga palju saanud ei ole, aga võib-olla see ongi see põhjus, sest inimesed ei loe lihtsalt raamatuid, nad lihtsalt omavad neid, ma ei tea. Jaa, loetakse seda, mis on igal inimesel taskus või silmade ees ekraani. Aga sa mainisid juba, et on palju raamatuid, tõepoolest meil ju mitte ainult ei lõppenud raamatu aasta, vaid ka jätkub kuni emakeelepäevani. Ja on väga palju erinevaid raamatuid, ühelt poolt on nende tiraažid langenud, kuna lihtsalt nii palju ei osteta, nii et võib-olla 500 raamatut tiraažina on juba päris julge, rääkimata 1000 ja väga üksikud raamatud küündivad 2000 tiraažini. Selle lõppenud aasta alguses ja käesoleva aasta lõpus ja alguses aasta vahetusel on tekkinud probleem, et meil ei ole saada piibleid.
piibel ehk raamatute raamat on muutunud rariteediks, kuna lihtsalt varasemad trükid on otsa saanud. Õnneks on olemas digipiibel, me oleme alustanud koostöös Tartu Ülikooliga uue piiblitõlke koostamist, see kestab 10 aastat. Kui inimeste käest küsida, kas nad on piiblit lugenud, need, kes tulevad leerikooli meile, siis peamiselt on vastus, et ei ole, aga me oleme lugenud seda pildipiiblit või laste piiblit. Kui mõelda sellel ajale, kui kõik veel ei osanud lugeda, siis näiteks kirikutes säilinud on Tallinna Pühavaimu kirikus koori rõdu äärtes pildipiibel ehk piiblilugu piltides. Seda on ka rikkalikumalt kaunistatud kirikutes, eriti rohkem õigeusu kirikutes, juba täna siin saates viidatud erinevaid lugusid. Ja seesama Pühavaimu kirik, me nüüd oleme tähistanud 500. aastat eestikeelse trükise või raamatu väljaandmisest, mida ju säilinud ei ole, aga 10 aastat hiljem, 1525 anti välja siis katekismus, mille tõlkisid just nimelt Pühavaimu kogudusega seotud vaimulikult. Varnart ja Koell on nende perekonnanimed. Ja seda on ju ka sadades tuhandetes välja antud hilisemal ajal, aga kas meie rahvas nüüd päris tunneb seda katekismust või lühikest kokkuvõtet, et ikkagi kultuurikandjana on raamatud olulised, aga võib juhtuda, et me leiame, nii nagu mul on räägitud, nii mõnegi piibli meie jäätmejaamade raamaturiiulitest, kus need otseselt ei julgeta ära visata, aga nad on jõudnud hoonete omanike vahetuse tõttu teiste raamatute hulgas sinna, kus on oht, et need lähevad ka paberihunti. No eks sa räägid pildipiiblist ja laste piiblist, mida inimesed on lugenud, eks ajalugu kipub ju ennast kordama ja mis sotsiaalmeedia, kui ma nüüd võtan neid ühismeedia kanaleid, mida ma ka ise siis aeg-ajalt oma ekraanilt ju sirvin, on see siis Facebook või Instagram. No ega ta tegelikult on ju samasugune pildipiibli formaat nagu Pühavaimu kiriku seal rõduvääri peal, et on pilt ja sellel pildil on oma lugu või siis põhimõtteliselt võikski ju ja küllap on välismaal, ma ei tea, kas Eestis ka on selliseid sotsiaalmeedia lehekülgi, kus sa iga päev panedki ühe piibli loo üles ühe ilusa pildiga ja paned sinna väga lühidalt ja kontsentreeritult selle teksti. Me teame, et meie ametivend Kristel Lohamets ju teeb neid 1 minuti piiblitunde umbes samamoodi, ehk siis me enam-vähem oleme jõudnud jälle tagasi sellesse aega ja võib-olla me peame üle elama selle perioodi, kus jälle tekib ühel momendil vajadus lugeda tekste suurema mahuga. Muidugi, mis seal salata, ega siis see on päris huvitav iseenesest võrrelda ka konfessiooniti. Ma mäletan kunagi, sellest on aastakümneid tagasi, ühte vaidlust ühe vanema katoliiklasest prouaga, kes ühel momendil ütles mulle, et ega mina ei peagi piiblit tundma. Teie luterlased loete seda. Mina olen katoliiklane. Ja ma nägin, sa praegu tõstsid oma kulmud imestuseks, mul oli umbes samasugune tunnetus, aga siis ma tol momendil hakkasin mõtlema, aga võib-olla see on tõepoolest meie luterlaste kontekst Eestis, kes me oleme piibli kaudu lugema ja kirjutama õppinud. Et see on meie kultuuris nii sees, et me peame piiblit lugema ja tundma, olles vahetult seda ise lugenud või tundma piiblit nii, et me oleme seda vahetult ise lugenud. See ei pruugi olla sugugi omane kõikides kristlikes traditsioonides, et ongi piisanud võib-olla sellest, et sul on freskod, pildid, skulptuurid, ikoonid ja sinna juurde siis usaldus kiriku traditsiooni ja selle vastu, mida kirik
kirik õpetab või kuulutab läbi vaimulikkonna. Me ise tahame ka Luteri kirikus, et see, mida kiriku vaimulikkond esindab ja õpetab, oleks usaldusväärne ja õpetus oleks õige, aga samal ajal me ikka ei usalda seda, mida kirik õpetab ja vaimulikud. Me tahame ise piibli ära lugeda, läbi lugeda ja kõiki neid piibli kirjakohti tõlgendada ja sealt siis tekibki see selline tõlgendamise paljusus, et me peame tegelema mitu aastat järjest küsimusega, kuidas piiblit tõlgendada. Samal ajal luterlased peaks ju väga hästi seda teadma, sest nad on ju piibli mitu korda läbi lugenud, aga lõpuks igaüks loeb ja igaüks tõlgendab. Ja siis me peame mõtlema, mis see kirikupoolne sõnum on, milline tõlgendus on siis see, milles me kokku lepime. Et äkki see piibli lugemine detailides ei olegi selle praeguse ajastu inimestele jõukohane, aga piibli lugude tundmine, selle narratiivi tundmine, selle sümboli tähendus, et mis sümbol on ikkagi pattu langemisel, mida tähendas see, et Aadam ja Eeva rikkusid Jumala käsku, ehk siis nende lugude tundmine on oluline ja sest seeläbi on kandunud ta ka maailma kunsti, kirjandusse, muusikasse, kujutavasse kunsti, arhitektuuri, nende lugude kaudu. Detailid on juba, kuidas ma siis ütlen, edasi jõudnutele. Ja vaata see, meie probleem täna on see, et me ei tunne enam neid lugusid, uus põlvkond ei tunne ka neid lugusid. Aga võib-olla selle loo suudab ümber jutustada ka ainult pildipiibliga, võib-olla sellel nii nagu keskajal, et piisabki sotsiaalmeedia postitusest koos sinna alla kirjutatud viie lausega ja sa saad selle kõige olulisema edasi anda, ma ei tea. No sa ka täna ise suur tänu kingituse eest, mina olen see õnnelik, kes ühe sinu raamatu omanik on nüüd soovitasid raamatut alustadagi piltide vaatamisega, mis oleks selle raamatu esimene võimalus sellesse süveneda, aga kui helilooja Arvo Pärt Mustamäe mändide all oma korteris leiutas Tintinapoli muusikastiili ja siis oli peale sellist pikka sisekaemust ja tema elus võib-olla vaikuse perioodi, enne kui see huvitav vaikus hakkas Euroopas kõlama läbi selle, et ta pidi sinna kolima ära Nõukogude Liidust, aga see ei kõnetanud või ei jõudnud, see oli liiga uskumatu selleks, et seda omaks võtta, see tundus midagi mitte sobivat, sest me tahame alati oma aega täita millegagi, müraga, helidega ja mida rohkem, seda uhkem, aga et vastupidi, astuda samm tagasi ja kuulata vaikust, kui sõnad enam ei kõneta, nende paljususe tõttu võib-olla siis kõnetab muusika, anname raadiokuulajatel hetkeks hingetõmbe pausi, jätkame siis, sa juba tegelikult juhatasid sisse saate teise poole teema. Te kuulate, vaatate saadet Kõnetused, kus me vestleme peapiiskop Urmas Viilmaaga ja rääkisime äsja helidest ja sõnadest, nende paljususest, mis või kes kedagi kõnetab. 3. advendi pühapäeva eel Pirita kloostris toimunud Eesti Kirikute Nõukogu täiskogu istungil otsustasid 10 liikmeskirikut valida alanud aasta teemaks sõna loeb. Meil on oluline kristlastena, et piiblit loetakse, et see jääks seisma riiulile, aga piiblit lugedes teame, et piibel loeb ka meid. Jumala sõna läbi on loodud maailm, kui me loeme piiblit. Jumal on end meile ilmutanud oma sõna ehk poja Jeesuse Kristuse läbi. Sõnal on mõju ja meelevald nii suulisel kui kirjalikul kujul. Me oleme ise ju kirjarahvas, kirjasõna lugemuse ja hariduse kaudu ja me kinnitame, langetame elu otsuseid ka oma sõna läbi. Mida sinu jaoks tähendavad või sümboliseerivad need 2 sõna loeb?
no eks selle üle saab ju arutada ja kui me selle teema üle arutlesime ka kirikute nõukogus, sa ka ise osalesid seal selles arutelus ja siis me jätsime selle veel üheks kuuks nii-öelda natukene istuma või settuma selle et lasta siis just nimelt sellel mõttel kõnetada meid, mida tähendab sõna loeb, siis eks see iseenesest on ju väga õnnestunud aasta teema, sest ta võimaldab mitmeti mõistmist ja see ongi olnud eesmärk, ehk siis et sõnal on tähendus ja sõna maksab, aga mulle meenub siin selles kontekstis, sa ütlesid, et piibel loeb ka kristlasi, aga mulle meenub siin üks väljend veel, et kristlased loevad piiblit ja teised loevad kristlasi, ehk siis see ja minu jaoks ta on seotud just nimelt selle sama teema-aastaga sõna loeb, ehk siis see sõna, mida mina loen, see sõna muutub minu eluks ja see lõpuks kõnetab ka teisi minu ümber, ka mitte kristlasi, kes teavad, et mina olen selle oma eluviisi, oma ideaalis selle ligimese armastuse just nimelt saanud tänu sellele ja oma usu tänu sellele, et Jumala sõna on minu jaoks lugenud midagi. Ta on minu jaoks tähtsaks saanud ja sellest on saanud osa minu elust ning ma elan seda nüüd välja, et nõnda, et teised inimesed mulle peale vaadates võivad aru saada, ta on kristlane, ta on lugenud piiblit ja ta elab seda oma elus. See on väga nende Eesti Kirikute Nõukogu teema-aastatega on üks probleem, et me tavaliselt tuleme välja väga heade teemadega. Me suudame nagu head teemad välja mõelda, aga meil puudub lõpuks nii kui aja kui ka rahalist ressurssi selle teemat terve aasta kestel niimoodi kajama panna, et see tõepoolest siis nagu kostaks igale poole. Ja võtta see, kui see teema ka niimoodi loeks meie jaoks, et see hakkab tööle ja jõuab ka teiste inimesteni ja me näeme, et see sõna on Jumal, mis lõpuks loeb, ehk siis sõna sai lihaks, nii nagu me ka seda Johannese evangeeliumist loeme ja mis oli ka, sa nimetasid siin Arvo Pärti, mis on olnud tegelikult kogu selle Arvo Pärdi loomingu üheks oluliseks siis mootoriks või printsiibiks. Hästi mitmeid kihte on selles teemas. Jaa, nii nagu raamatuid on võimalik välja anda suuremates ja väiksemates tiraažides, nii võib ju ka Kirikute Nõukogu trükkida endale pusa tekstiga sõna loeb. No, see on väga hea mõte. Mitte minu sõna loeb, vaid sõna suure tähega loeb. Ja teame, et üks president on kandnud pusa nimega või loosungiga siis, et sõna on vaba. No kuule, sa andsid hea mõtte. Ma arvan, et Eesti Kirikute Nõukogu president võiks minna pusaga sõna loeb sel aastal välja. Kui sa mainisid siin seda, et teised inimesed loevad kristlasi, kui nemad loevad piiblit, siis mulle meenub, hetkel käib Eestis Eesti Evangeelse Alliansi egiidi all Alliansi nädalate palvetundide, piiblitundide pidamine ja selle taustal on tegelikult Lausanne'i liikumine 74. aastast, mille viimane suur kogunemine toimus Soulis ja seal nende deklaratsioonis on ka seesama mõte, et me peaksime olema heaks lõhnaks Kristusest selles maailmas. Kirikus on möödunud aastal, pean silmas luterlikku kirikut, käivitunud teoloogiline arutelu üldkiriklikel ja ühiskonnaelu aktuaalsetel teemadel. Eelmisel aastal arutleti kogudustes, praaskondades, piiskopkondades, sinoditel ja noortekogul ja vaimuliige konverentsil piibli autoriteedi ja tõlgendamise üle.
ja luterliku identiteedi üle. Samuti loodushoiu kuu raames ka looduskaitse ja elukeskkonna jätkusuutlikkusest. Nüüd alanud aastal toimuvad arutelud elu alguse ja pühaduse ning soolisuse ja seksuaalsuse teemal. Millised on olnud senist arutelude järeldused, oled ka sellest paljudes intervjuudes rääkinud aasta lõpus ja samas, millised on ootused alanud aasta teemade suhtes? Me ei ole ju päris eelmise aasta teemasid kokku võtnud, see kokkuvõtte teatud mõttes tuleb alles nüüd sellel samal kuul, nüüd umbes 2 nädala pärast, kui on vaimulike konverents ja seal erinevad töörühmad, kes meil siis nii piibli tõlgendamise kui luterliku identiteediga tegelesid ja on pidanud tegema ka nüüd kokkuvõtted nendest samadest aruteludest synoditel, et kui need nüüd seal vaimulike konverentsil saavad teatud mõttes ettekannete vormis esile toodud või esitletud, siis ühel momendil me tahame jõuda ka mingisuguse dokumendini nende teemadega seoses, ehk siis päris lõplikku järeldust või hinnangut anda esimesel aastale teemade sisulise käsitlemise tulemusele ei ole. Küll saab hinnangu anda nii-öelda oma kõhutunde või sisetunde või oma kogemuse pinnalt ja ka väikese tagasiside pinnalt sellele, kas see arutelu üleüldse leidis sellist vastukaja meie kirikus, kas sellega tuldi kaasa, kas see õnnestus, ei õnnestunud, siis selle koha pealt ma julgen öelda ja ma arvan, et ma esindan ka teisi, kes selles protsessis on kaasas olnud, et see läks üle ootuste isegi üllatavalt hästi tuldi kaasa, et see ei olnud selline, et väike grupp inimesi mängib arutelu ja saab ise kokku ja siis lavastab seda, nagu me vahel näeme mõne sündmuse puhul, et sündmus on justkui toimunud, kui kuskil on sellest kajastus ja kui keegi, kes ise kohal oli, pärast ütleb, et seal polnud ju kedagi kohalgi, aga meediakajastus tegi tast sündmuse, siis meie arutelu puhul me ikkagi saame rääkida täna sadadest inimestest, kes olid kaasatud, erinevatest inimestest, kes olid kaasatud erinevates Eesti piirkondades, piiskopkondades nende teemade arutelu juurde, alates noortest kuni eakateni välja, siis ma arvan, on see sissejuhatav aasta koos mingil moel turvaliste teemadega, nagu on piibli tõlgendamine ja luterlik identiteet, on õnnestunud. Nüüd need järgmised teemad, soolisus ja seksuaalsus, elu algus ja elu lõpp, need on ikkagi juba, ma ei taha öelda tuleohtlikud teemad, aga need on kindlasti sellised teemad, kus sellist särinat ja sädemeid võib rohkem tulla. Samas, seesama esimese aasta kogemus ja see, et kui ma praegu meenutan, kuidas me arutasime selle üle, mismoodi peaks piiblit tõlgendama, missugune on luterlik identiteet, milline on luterlik vaade piibli tõlgendamisele, siis sellele vundamendile rajades ka nende särisevate teemadega tegelemine annab minu meelest meile ikkagi väga hea kindla vundamendi. Et me oleme ka nende teemadega seoses selgelt oma usu alustel, me põhineme pühakirjale, me ei otsi seda tõde mitte kusagilt mujalt, vaid pühakirjast ja loomulikult paigutame me ka need teemad pühakirjale põhinedes konteksti omas ajas, kui pühakiri kirjutati, aga samal ajal konteksti, kus me seda pühakirja tõlgendame just nimelt täna, ka nende teemadega seoses, siis ma väga loodan, et vähemalt see hea toon nende teemade arutamisel jätkub, pluss minu meelest on olemas ka meil tasakaal nende teemade töörühmade puhul, lõplikult ei ole need töörühmad, kes hakkavad uute teemadega tegelema ju formeerunud, aga enam-vähem on juba selge, siis
vaadates meie kiriku sisest sellist vagaduslaadide, ka liturgiliste voolude või tiibade või ka teoloogiliste selliste suundade rikkust, siis minu meelest on see selline sentris vasakule ja paremale või konservatiivsuse ja liberaalsuse suunal püsimine ja seal sentris olemine, aga samal ajal nagu haarata mõlemale poole või igale poole ka osalejaid, minu meelest on see nagu päris kenasti tasakaalus. Ehk siis ma vaatan väga lootusrikkalt, et me saame nende teemade aruteluga hakkama, aga ega me ka väga palju rohkem ju ei oota, me ei ole sõnastanud mingit revolutsioonilist tahet, mitte keegi ei ole mingisugust agendat ju paika pannud, kuhu me nende teemadega peaksime välja jõudma selles mõttes, et me peaksime asuma midagi muutma või otsustama. Praegu, mida me oleme sõnastanud, on see, et iga teema käsitlemise järel me koostame ühe dokumendi, samasugusel eeskujul, nagu meil on varasematest kordadest Luteri kirikus olnud, nimetagem siin ELK missioon ühiskonnas või kiriku sotsiaalne sõnum, kes teavad neid dokumente 10, 15, 20 aasta tagant, siis umbes samasuguse dokumendini peaksime me kõikide valdkondadega jõudma ja ta annab vähemalt mingisugused juhised, kuidas nende teemadega võiks kirikus ümber käia ja nii hingehoidlikult kui ka teoloogiliselt siis tegeleda. Aga ma tunnen hästi, et see on hästi käima läinud, see protsess meil. Vaatan hirmuga, et hakkavad jooksma saate viimased minutid, mida võtta, mida jätta. Üldiselt aasta vahetusel tehakse erinevaid kokkuvõtteid, võib-olla on natuke liiga ennatlik küsida mingeid statistilisi andmeid sinult kui kirikujuhilt, samas on ka selles samas raadiokanalis, kus me oleme häälega kuuldavad, kõlanud juba mingid hinnangud eelmise aasta kohta. Jäin mõtlema, et sinu alguses viidatud raamatki on tegelikult ju nagu üsna haruldane maailmas, vaevalt, et nüüd ühe konfessiooni peapiiskopi raamatus nii palju erinevaid vagaduslaade ja pühakohti kajastub kui selles, et selles mõttes võiks see olla selline oikumeenia käsiraamat ka. Soovid sa midagi öelda möödunud aasta kohta, olgu siis kirikus toimunud arengutest või oikumeenlises plaanis Eesti Kirikute Nõukogu tasandil, aga sina olid nüüd võib-olla mitte esimest korda, aga märkasin sind Vabariigi presidendi kõne ajal kõnelemas ka TV7-s, ehk siis Eesti kristlaskonnale uusaasta tervitust ütlemas. Ühes oma somepostituses ehk sotsiaalmeedias oled juhtinud tähelepanu aja kui ühisvarale, mis on antud meile kõigile korraga. Samal ajal on aeg kingitud mulle igale ühele päris isiklikult. Kui sa viitad sellele Taevas TV või TV7 aastavahetuse programmile, siis minu jaoks oli see üllatus, et nad sel aastal tegid lausa ise oma programmi 7 tunni pikkuse ja ma olen kuulnud kuna ma ise ei olnud Eestis sel ajal, ma olen kuulnud väga palju positiivset tagasisidet sellele, et väga mitmed inimesed tõesti jälgisid seda, aga nemad tulid välja minu andmetel siiski esimest korda tõesti sellise ettepanekuga, et võiks olla ka presidendil läkitus ja nad tulid siis minu kui Eesti Kirikute Nõukogu presidendi juurde ja palusid siis teha ka sellise aastavahetuse pöördumise. Sa ütlesid, et see kattus täpselt Vabariigi presidendi siis pöördumisega. Keegi ütles mulle, et seal oli siiski hetk vahet, et nad ei olnud päris kattuvad, mille üle mul on hea meel, kui see nii on, et nad tõesti ei kattunud. Sa juhatasid presidendi sisse. Siis on hästi, et mul on hea meel, et see nii oli, sellepärast, et ei tahtnud pakkuda kuidagi konkurentsi Alar Karisele. Aga iseenesest, kui sa küsid seda nagu taju või tunnetust, siis minu meelest
mina ise, võib-olla see on minu enda taju või tunnetus, meil on oikumeeniliselt Eestis ikkagi vähemalt kirikujuhtide tasandil väga hea selline vennalik kristliku armastuse suhe, ma julgen öelda. Ehk siis tegelikult on see ikkagi üsna ainulaadne, et see oikumeeniline side, ma tajun, on üha tugevnemas ja need piirid või vähemalt need piirid on ju endiselt olemas, on päris selge, et me ei tohigi lahustada ära, et kust algab luterlus ja kust algab katoliiklus või õigusk või baptistid või metodistid, et eks me peame oma identiteedi juures püsima. Aga mida kindlamad me oma identiteedis oleme, seda julgemad oleme me ka üle nendest piiridest suhtlema. Ja minu meelest on see üle piiride suhtlemine muutunud üha tihedamaks, sest see ühisosa ligimese teenimisel, kristliku armastuse nii-öelda viljelemisel ja eeskujuna ka teistele näitamisel on ikkagi väga suur. Ja ma vaatan ikkagi väga lootusrikkalt ka tulevikku, ma väga tahaks ja loodan, et see rahu, mida me praegu ühiskonnas veel ei näe saabuvat, et see rahu siiski, me ise oleme selle oma usus saavutanud ja suudame seda ka jagada teistele ja oma ümber ja samas mingid tunnused ühiskonnas või poliitikas ju viitavad sellele, et mingisugune rahu võiks saabuda, ka sõja lõpp sellisel kujul Ukrainas Venemaa poolt läbiviidav agressioon lõpeks ja ma väga tahaks, et me jõuaksime mingisuguse rahupunkti ka siis Vene Õigeusu Kiriku tegevuses Eestis, mida see tähendab? Ma ei oska öelda, aga kui ma ise saaksin seal kaasa rääkida, sest ma oleks selle üle väga tänulik, sest ma ka kirjutasin ühe artikli enne jõule Õhtulehes, aga ma olen veel rohkem veendumusel, et see ettepanek, mille tegi metropoliit Stefanos, siis Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku suunal Eestis, see tasuks tõsiselt kaalumist ja see on selline venna armastuslik pakkumine, oikumeeniline pakkumine selleks, et võiks selline ühistöö ja koostöö ka tulevikus laabuda. See ei ole kiire lahendus, aga selles suunas võiks astuma hakata. Kas see päriselt ka niimoodi juhtub, ei oska öelda, aga mul on hea meel, et üldiselt me kristlik pere siin Eestis, seda võib tõesti juba nagu pereks nimetada, aga võib-olla see on ainult minu üksik tunnetus. Aasta lõpus või alguses valitakse aasta eri valdkondade inimesi, autot, lille, looma, laulu, puud, kala. Eesti Orientoloogia Ühing valis alanud aasta linnuks piiritaja, ladina keeles apus apus. Oled sotsiaalmeedias jaganud südamlikku kirja, mille said 2020. aastal kirjanik Jan Kaplinskind. Viitasid sellele kirjale tema loal oma järgmise aasta iseseisvuspäeva jutluses. Pisut aega hiljem kutsus issand austatud kirjaniku igavikku. Selle kirja sõnum meenus sulle, kui aastalinnu valik tehti teatavaks. Ja sa küsid, et tore oleks selle kirja valguses teada, kui palju on meil kirikuid, kus piiritajad pesitsevad. Kas oled juba mõne vastuse saanud? Aus vastus on see, et ei ole saanud, aga me oleme seda teemat arutanud Johan Kilumetsaga, kes on ju tuntud kirikute restauraator ja vist kõikide kirikute, Eesti kirikute tornides ükskõik millise konfessiooni omades on ta turninud ja roninud ja väga paljusid neist restaureerinud.
siis kui Jaan Kamplinski selle kirja kirjutas, siis ma saatsin selle tookord meie kiriku kultuuriväärtuste komisjonile, mille esimees tol momendil oli piiskop Tiit Salumäe, ja ma tõepoolest palusin seda nagu tähele panna, millele Jaan Kamplinski tähelepanu pöörab, et kui me kirikuid restaureerime, kirikute torne restaureerime ja kui seal peaks pesitsema piiritajaid, kui seal peaks olema siis nii-öelda neid tornipääsukesi, siis ärme kõiki avasid sulge või siis tekitame eraldi sellised avad või avaused, kuhu see piiritaja võiks pesitsema jääda ja tõepoolest see oli selline südamlik kiri meie tuntud kirjanikult ja kui ma nüüd kuulsin seda, et aastalinnuks piiritaja tunnistati, siis tegelikult Juhan Kilumets kirjutas mulle ja ütles, et kuule, et mäletad, et Jaan Kaplinski sellise kirja kirjutas ja Juhan oli just see, kes ütles, et huvitav, et kas on meil kuskil ülevaade sellest, et kui paljud meie kirikutornid siis neid piiritajaid enda pesitsuskohtadena saavad välja pakkuda ja sealt ma selle postituse tegin. Ma ei ole saanud vastukaja, aga ma usun, et selle postituse tegemine juba juhtis teatud mõttes sellele tähelepanu, aga Juhan Kilumets kirjutas veel mulle ja ütles, et see olevat olnud vähemalt jutu järgi või kuulu järgi Jaan Kaplinski peaaegu et viimane soov, et me tõepoolest mõtleksime piiritajate peale, kui me oma kirikuid restaureerime, ehk siis näeksime seda loodut ka teatud mõttes ligimesena ja mõtleksime sellele loodule ka, antud juhul siis konkreetselt nendele tornipääsukestele, kui me arhitektuurimälestisi kaitseme ja oma pühakodasid restaureerime. Aga see on tore tähelepanek iseenesest ja väärib järgimist. Selle mõttega on tore tulevikku vaadates tänane saade ka lõpetada, kui suurel talvel sügava lumega plaanime juba oma suviseid plaane, siis Palverannu teed ja kirikud on avatud, võtkem aega kuulamiseks, kõnetusteks, lugemiseks. Aitäh sulle, Urmas, tänase saadet on aidanud kokku panna preester Paulus Pihlak ja mina, saatejuht Anti Toplan, tänan kõiki, kes te meid kuulasite. Me kohtume taas kuu aja pärast, siis juba vabariigi aastapäeva kuu alguses ja siis vaatame tagasi lõppevale kuule, mis praegu veel on meie jaoks teadmata tulevik. Olge hoitud ja õnnistatud, kuulmiseni. Kas kõne kõnetab? Kõnetused